Kadrinasse jõuad sa, siis jääma pead siia hetkeks peatuma. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neer. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Tere päevast, hea kuulaja! Meie oleme Kadrina Keskkooli 62. lennu vilistlased Kaarel Karell ja Marko Raumann. Täna on meie saatekülaliseks kunagise Hulja sovhoosi sootehnik Krista Murumägi. Sammud siis sinna poole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Tere! Tere! Teie isa oli Hando Mugasto ja ema Teresia Teele Mugasto. Jah. Kes nad olid? Isa oli kunstnik, graafik. Ema oli näitleja, muusik. Ema õppis veel muusikakoolis ja isa oli Viiraldi järgi jäi Tartu Pallasesse graafika õppejõuks ja hakkas just Pariisi sõitma, kui ta siis seal samal õhtul ära suri. Pariisi ta ei jõudnud ja 30-aastaselt oligi see mees läinud. Aga ta oli väga andekas ikka, nii et 30-aastaselt ära surra ja siis temast räägitakse veel aastaid, et väärt tore isa, keda ma muidugi üldse ei mäleta, sest ma olin 2-aastane, kui ta suri. Kas te oskate öelda, kuidas teie vanemad kohtusid? Jah, seal oli Tartus oli see kunstikool Pallas. Pallasel oli sõprusõhtu, tutvumisõhtu Tartu muusikakooliga ja seal nad said siis tuttavaks ja kokku ja ju siis sealt kõik see alguse sai. Ja 34. aasta juunikuuses, 9. juunil oli siis nende abiellumise päev. Te nüüd mainisite, et teie isa soovis sõita Pariisi. Ja. Kas see oli siis tema karjääriga seotud, et Pariis oli enne suurt sõda ja selline üsna täiesti selline väga glamuurne koht, nagu ka tänapäeval muidugi, aga mis teda sinna poole tõmbas? No, Pariis oli, seal oli juba, seal kunstnikel oligi see Pariisi sõit, see oli nagu mingisugune suur boonus või tähendab, ja seal oli tal ees juba tema õemees Andrus Johani oli seal, ootas teda ja seal oli teisi kunstnikke ka ühesõnaga, see oli niisugune unistuste maakunstnikel, et seal Pariisis tuleb ära käia ja Eduard Viiralt ju läks sinna ja kuna Hando Mugasto oli Eduard Viiralti järgi Pallasesse graafika õppejõud, ühesõnaga see oli niisugune nagu mingisugune meka, kus kindlasti oli tarvis ära käia. Kui me mõtleme, Viiralti loomingu peale, tema tööd hakkasid oma ilmet muutma pärast seda, kui ta alkoholist loobus. Kas teie isa, lühikese karjääri jooksul oli ka mõni selline pöördepunkt, kus loomingu käekiri täielikult muutus? Ma ei oska seda öelda, aga isa loominguline, see aeg oli ju väga lühike, võib-olla 4 aastat ainult, sest ja siis ta muidugi, ta rabas seda tööd teha, et sinna Pariisi minna, selleks oli ju raha tarvis, ega see kunstnike elu ei olnud ka, ega see mingi meelakkumine ei olnud, et ma ei oska seda öelda, ma vaatan ta noorepõlve töid, jah, need on natuke teistsugusemad, et hilisemas ta on kuidagi natuke nagu tõsisem, eriti kui ma vaatan seda, Kristjan Rauaga nad ju koos illustreerisid Kalevipoega, et seal on nüüd ikka see isa käekiri niisugune, nii nagu ta jäigi, mis seal jäi, eks ole, noor inimene läks. Et noorepõlve asjad on natuke teistmoodi, et kuidagi niisugused
no igatahes teist laadi, pärast on kuidagi minu meelest see asi tõsisem või kuidagi niisugune, tal on oma kindel joon juba. Kas on tulnud ka jutuks kas siis emaga või mõne teise sugulasega, mis oli põhjuseks, et isa nii noorelt lahkus? Kas see pinge või ootusärevus Pariisi ees oli nii suur? Ei, see Pariis sinna kindlasti ei mõjunud. Isal arvatavasti oli mingi südamerike, sest nad olid, ema rääkis seda ka alati, tähendab, ta väga pingsalt tegi tööd selle Kalevipojaga. No eks seal oli muidugi see, et oli raha tarvis, siis ta tegi veel igasuguseid auaadresse kujundas. Tähendab, ta võttis igasuguseid töid vastu selleks, et ikka see Pariisi sõit oli ka tähtis ja üleüldiselt ikka, ega see rahaline seis ei olnud seal mingi. Ja ma mäletan seda, ema rääkis, et see päev, tähendab, enne reisi nad tegid mingi korteri koristuse ja ja isa ja ema, nad tassid neid vaipasid sinna alla ja ema ütles, et ta hakkas porisema, et isa ütles, et ta ei jõua seda vaipa ülesse viia. Ühesõnaga, tal olid mingisugused tervisehäired ja nad käisid, Tartus oli üks kopsuarst, Bežanitska, ja nad käisid seal kopsu uurimas, et kas on kopsud, aga kopsudest ei leitud midagi. Ja hiljem ajalehtedes lihtsalt kirjutati, et suri südamerabandusse. Aga ma ise olen jõudnud nüüd oma vanainimese tarkusega sinnamaani, et mu ühel pojal, mu kõige nooremal pojal oli ka südamerike, tal oli auk südames. Kui vaatsin seal kodade vahel oli auk. Ja siis, kui seda opereeriti, tehti südameoperatsioon aastal 2004, siis arst ütles, et kontrolliga ma järglesin, tähendab, et see on pärilik. Ja sealt ma oma muistusega hakkasin tagasi mõtlema, et väga võimalik, et isa sündis vigase südamega, nii nagu minu poeg. Et seal on mingi pärilikkus võib-olla oli mängu. Töötas ta muidugi ka pingsalt. Seda on ema päevikus kirjutanud, mul ema pidas päevikut ja töötas kõvasti. Eks tal oli auahnust ka muidugi ja ta siis niisama ka ei olnud, ikka noor mees, ta tahtis ikka ka näidata ja uhke olla. Ma küsiks ka üle selles mõttes, kuidas selle Pariisiga täpselt oli, et kas teie isa pidi sinna üksinda sõitma või koos teie emaga? Ei, ta pidi üksi sõitma. Aga isal tervis hakkas jukerdama niimoodi, et nad siiski juba enne lahkumist, tähendab isa lahkumist, isa surma, nad jõudsid otsusele, et nad ikkagi ei sõida või et isa ei sõida, et nad lähevad hoopis Elvasse puhkama. Et Handol oli paha, ta viskas diivani peale ja ütles, et ma olen nii väsinud. Ja siis nad vaatasid, et kuidagi see Pariisi sõit on. Aga sõbrad tulid juba õhtul sinna, sõbrad tulidki ära saatma rongi peale ja siis ta oli juba surnud. Et see kõik läks, eks see võis õudne küll olla. Kui rääkida nüüd teie emast, te ütlesite, et ta oli näitleja. No jah, ta näitlemine tuli minu meelest, tema laulis, ta oli solistina laulis ja siis ta klaverit oskas mängida, ta andis klaveritunde. Ma ütleks võib-olla muusik või ja laulja oli ta ka ja näitlemine see tuli, no ja ta oli Vanemuises oli ka, ma mäletan, et ma seal vanas Vanemuises käisin ka, seal ta ka mängis, midagi ta seal mängis. Jah, ta ikka oli, ta oli ikka näitleja ka, ta käis mingisugustel kursustel ka, et ta ikka päris ise hakanud ei olnud. Me enne rääkisime põgusalt ka teie esivanematest, et kui te olite juba siia Kadrinasse või Huljale siis tööle tulnud, siis ühel hetkel avastasite, et teie esivanemad ongi just siit piirkonnast pärit.
ei no ma teadsin, et nad on siit kandist pärit, aga ma sellele ei pööranud tookord nii palju tähelepanu, noorel inimesel see ei olnud üldse huvitav. See huvi, see nende juurte vastu, see tuleb kuidagi vanemas eas ja siis, kui sul on juba, kõik on rahunenud, sul on juba oma perekond loodud ja kuidagi siis sa alles hakkad mõtlema sellele, et mis, kus ja kes, et ma teadsin küll, et ta Rakverest ja vanaisa oli ju Aleksander Munström, kes viidi sinna kui see Pariisi kommuun oli, mis oli meil siin mingi kommuun, Anvelt oli möllas ja siis ju Rakveres oli ju Palermos, vanaisa võeti ju kinni ja viidi kinni, tal oli majad ja ta oli bursui ja tal oli hobune, ta oli Rakvere linna voorimees ja ta oli bursui ja kommunistid võtsid ja viisid ta Palermosse ja lasid ta maha, aga ta kukkus elavana sinna auku, ta ei surnud ära. Ta ei saanud pihta, ju ta minestas siis või kukkus sinna ja öösel siis aluspesupäeval tuli sealt välja veebruarikuus, see oli 1918, eks ole. Neid asju ma teadsin, aga mul oli ju oma kodukommunist ka olemas, Helene Johani, minu Hando Mugasto õde. Tema oli ju ikka päris tõeline kommunist, kes käis seal nendes põrandaalustes ringides kuulamas ja tema rikkus meelitas selle oma mehe Andrus Johani ka sinna ja Andrus Johan ju selle pärast lastigi sakslaste ajal maha. Ühesõnaga see, et niisugused asjad mind lapsepõlves, mulle ei räägitud, aga ma ütlen, et hiljem mind hakkas see lihtsalt kogu see situatsioon huvitama seoses sellega, et ma pidin 50 aastat siin ka seda kommunismi ehitama kogu aeg ja siis ma see tsirkus või tähendab see niisugune tegelikult ju kõik on see nii naeruväärne kõik kogu see elu olnud, kõik need võimude vahetused ja kes vangis ja kes Siberis ja nii ta on olnud. Te olete sündinud 1935. aastal. Ja. Kuidas te iseloomustaksite oma lapsepõlve? Ma jäin 2-aastaselt, ma jäin ilma isata. Ja minu meelest terve lapsepõlve mind ümbritses nii palju häid inimesi. Ma tundsin just hoolt ja armastust. Eks nad siis muidugi, hale ka hakkas ikka 2-aastane ja isa ei ole ja tähendab, mind väga hoiti. Ja ema abiellus uuesti ja ma olin 5-aastane, siis mul sündis vend ja siis tuli ka meie majja lapsehoidja ja teenija, kes tuligi meie juurde ja elas meie lõpuni. Ühesõnaga, seda hoolt ja armastust oli väga palju ja minu emapoolsed vanemad, me enam-vähem elasime niimoodi koos või väga ligistikku, et ei, mul ei olnud raske lapsepõli, ei. Mul oli kõht täis ja mul oli hea kodu, ilus kodu. Kõik need igasugused hädad tulid hiljem. Ja ma võtsin ka selle ema abielus doktor Leonid Volmeriga. See oli arst, ühesõnaga ma arsti peres kasvasin palju aastaid ja ta oli väga hea südamlik mees. Ühesõnaga ma olin nagu tema laps, ega seal mingit vahet ei tehtud. Ühesõnaga, ei minu meelest halbu inimesi mul küll ei olnud seal ümberringi. Kõik olid head. Kõht oli täis, riided olid seljas ja sõja ajal me elasime seal, arsti pere oli ju niisugune, kõik tahtsid arsti abi,
aga ja maainimesed, eriti nad tulid, siis oli, tähendab, meil oli laud alati kaetud, meil oli süüa alati ja seal tänu sellele siis oligi meil sõja ajal, ma tean, seal näitlejaid elas seal meil ja inimesi tuli sinna kokku, nad teadsid alati, et sealt saab süüa ja peavarju. Seal oli Elsa Maasik oli meil, Erika Torger oli meil ja kõik need tädid seal hoolitsesid sellest, tegime koduteatrit, pandi meid koduteatrit tegema ja siis nad õmblesid mu nukkudele rõivaid ja no, ühesõnaga see oli niisugune, see oli sõjaaeg, aga ega mina seda sõda nüüd küll ei tunnetanud oma lapse aruga. Et see, noh, inimesed olid minu meelest väga, eriti kui ma nüüd veel takkajärgi mõtlen, siis ma ikka mõtlen, et huvitav, et kuidas sõja ajal et saadi olla niimoodi, aga ju siis ikka oldi mingi kokkuhoidmine oli ikka inimeste vahel ja vastastikune niisugune toetamine. Tartu iseenesest sõja ajal sai sarnaselt teistele linnadele väga palju kannatada, et Tartu Kivisild hävines, siis mitmed hooned, ka turuhoone, siis nii-öelda mitte Raekoja platsi poolne, vaid see nii-öelda vastaskaldal olev nii-öelda linna tükk nii-öelda linnast hävines täielikult, kus veel tänaselgi päeval ühtegi maja enam ei ole. Kuidas ütleme, olukord Tartus üldse oli? Et siin ei toonud nagu sellist, ei maininud, et oleks sellist nagu lahingutegevust üldse olnud? No seda ma mäletan, sõja ajal oli ju pimendamine ja siis oli ju, noh, ja kui seal talvel või seal, eks ole, novembri, detsember on ju nagu nii pime, siis tavaliselt isegi päeval ei võetud ära neid katteid eest, sest et mitte valguse riba ei tohtinud kuskilt välja paista. Ma mäletan seda, kui Kivisild õhku lasti. Sellest räägiti kodus väga palju. Siis ma mäletan seda, kui botaanikaaeda kukkus pomm ja kui seal sai surma see, ma ei saa seda nime öelda, Lippmaa, professor Lippmaa. Tähendab, see seltskond, mis meie peres liikus, seal need olid, no see oli Tartu intelligents, see olid arstid, advokaadid, näitlejad, no ühesõnaga niisugune, no professorid, need olid, see Tartu ei ole ju nii suur linn ja seal, noh, ütleme, kes on juba seal ülikoolis käinud või ühesõnaga mingisuguse positsiooni saanud, et siis, noh, see on niisugune perekondlik lävimine oli seal ja see, muidugi see, ma tean seda, see pimendamist ma mäletan, aga Tartut ja seda pommikukkumist botaanikaaeda aga enne seda ja Kivisilla õhku laskmisest ka räägiti neid jurakaid, ma tean, ja mis ma veel üle elasime, oli ju see 2 nädalat kestis, kui venelane sisse tuli 41. aastal. Vaat siis me elasime 2 nädalat seal Karlova koolimajas. Seal oli keldris ja vaat see oli vastik aeg oli. Siis käis sõda. Ühel pool olid venelased, teiselt poolt olid sakslased. Ja 2 nädalat see kestis. Nii et ma mäletan, et vanemad inimesed seal, vanaema ja kes nad käisid kodus valvamas ikka vaatamas, et kas kodu alles on. Aga mina olin laps, mind ei lastud sealt keldrist 2 nädala jooksul välja ja see oli üks kuramuse vastik aeg, ma mäletan, ma kiunusin ja vingusin ja noh, see tüütas mind ära, see väike aastane vend oli, pidin sellega mängima, mis sa mängid temaga, eks ole, ma olin ikka ise juba natukene oleks tahtnud teistmoodi mängida ja nukud jäid ju kah kõik koju. No ühesõnaga, see oli sõjast, aga siis hakkas ju rinne juba lähenes nii palju, mis meil sõja ajal meil oli, isa oli seal, kasuisa oli kliiniku juhataja, erakliinik oli seal Riia tänaval ja seal meil käisid tihti need mundris saksa ohvitserid, arstid ja isa pidi nendele siis
noh, vastuvõttu korraldama. Et no ühesõnaga need asjad käisid nii kui nad käivad alati. Et sa pead ikkagi ülemustega mingisugust head kontakti pidama, et sind ei kõrvaldata. Ja ka siis muidugi hakkas rinne lähenema, nii et ma tean, et siis see me igatahes ja siis hakati rääkima põgenemisest, siis oli juba, ma mäletan, et midagi oli juba, venelane oli juba vist hakkas Narvale väga lähedale tulema ja siis räägiti ikkagi Rootsi minekust ja põgenemisest. Nii et 44. aastal, kui need suured pommitamised olid, no Tallinna pommitamine 9. märts, Tartu oli hiljem, aga enne seda me saime minema Tartust. Et seda Tartu pommitamist me enam üle ei elanud, siin me läksime, evakueerusime Pärnusse ja sealt siis hakati asja ajama ikkagi, et ära minna. Aga ega see minek ei olnud, ma tean, et me käisime tihti seal Pärnu sadamas olid suured laevad läksid ja inimesed läksid sinna laevadele, me käisime neid ära saatmas, seal olid tuttavad, kes läksid aga meist ei saanud minejad. Aga hirm oli suur, sest ma tean, et kodus räägiti ikka seina äärde panemisest, venelased panevad seina äärde, venelased panevad seina äärde, venelasi väga kardeti, sest ega need teod, mis venelased tegid, need olid koledad ikka ja see, meil oli oma perest oli Siberis seal ja Siberisse viidud ja ühesõnaga minema me ei saanud, Pärnusse me jäime ja kui siis ma mäletan Pärnus seal sakslased panid põlema Endla teatri minu teada, sest ma ei mäleta, et oleks seal pommitamine olnud. Pärnus oli veel niimoodi, me saime Pärnusse elama, minu kasvuisal oli seal onu maja ja siis me saime sinna majasse elama ja õues oli varjend kaevatud, niisugune kraav ja ühesõnaga siis pealt millegagi kaetud, pommikilde ta kaitses, aga ega sealt, kui seda pomm oleks hukkunud, siis me oleks surnud kõik. Ühesõnaga seda sõda kui niisugust ma mäletan kõige rohkem Pärnus sellega, et seal samas, kus me elasime, Karja tänav 1, seal Vanapargi vastas, seal oli kohe Endla teater oli seal samas lähedal, see põles, siis oli raudteejaam seal, suured leegid olid üleval ja seda ma teadsin ka, et seda meil oli seal, siis oli juba vanaisa, kasvuisa ja seal oli siis veel sugulasi oli, et nad käisid seal kohe oli üks suur maja, mingi saksa asutus oli seal sees, ma ei mäleta, mis seal oli, Gestapod ei olnud, aga mingisugune saksa asutus oli, ilus uhke maja oli seal ja see oli mineeritud. Aga need mehed juba seal need Eesti mehed, kes meil seal olid seal tänava peal, need teadsid ja sakslased hakkasid ju ära minema ja siis nad päästsid selle maja, et see õhku ei lastaks. Aga seal samas üle tänava, seal hiljem oli seal, ma mäletan, Pärnus oli Turuplats, oli seal olid leegid, seal põlesid, et nii palju mul oli siis otse niisuguste sõjaga seda. Ja muidugi, mida ma kartsin, see Vene lennukid tulid siia jõua, kuidagi nii ja ma mäletan, siis oli juba sõda oli möödas 45. aastal ja ma tulin koolist ja siis üks niisugune jõua lendas õhus ja siis ma tõmbasin kössi ja ootasin, et millal see pomm tuleb. Laipu ma nägin nii palju, et Pärnu haiglas me elasime, isa sai Pärnu haigla juhatajaks, eelmine see doktor Hanson, tema sai minema siit. Ma tean, et hiljem ma kuskilt raamatutest lugesin, et ta oli Ameerikas arstiks. Ja siis ma mäletan seda, et toodi neid laipu. Laipu ma nägin üldse, seal oli see Pärnu haiglas elasin, surnukuur oli õues seal. Ma käisin seal kolamas ja ma olin huvitatud kõikidest asjadest, topsin oma nina igale poole. Aga siis ma nägin ükskord, et siis toodi hobuse vankriga, toodi laipu
sinna õue. Eks nad sinna surnukuuri vist siis pandi ja ma köögiaknast vaatasin ja siis räägiti, et need olid Vene sõdurid, nad olid kuskilt seda tinakat kätte saanud ja siis seda, noh, hiljem oli ju ka Pärnus see metanooli, see õnnetus oli seal, et nojah, nii ta oli. Pärnus käisin koolis, siis läks perekond lahku ja siis oligi see lips läbi, see ilus elu. Sest kui lahku läksime, siis perekond lahku läks, siis õde ja vend jäid isa juurde ja mina läksin emaga Tartusse. Pärnus ma elasin nii, et noh, ema sai kohe koha sinna Endla teatris. Endla teater hakkas pärast sõda mängima operette. Kalman ja kõik seal olid Silva ja Maaritsa ja Kornevili kellad ja ühesõnaga. Ja mina istusin siis teatris seal ja vahtisin Suvamooli. Ja käisin koolis ka ja kodu oli, kõik oli korras, meil oli see lapsehoidja Etaks me kutsusime, Edit oli ta nimi, Eta, õde, vend, kõik oli olemas, suur uhke korter oli Pärnu haigla peaarsti korter haigla 3. korrusel. Üks asi veel, kui seal 3. korrusel Pärnu haigla ja Pärnu vangla olid kõrvuti Sillutise tänaval. Ja siis me ülevalt aknast me nägime sinna vangla õue, kui vangid jalutasid ringirattas seal mehed ja väga paljud inimesed käisid meie juures siis aknast piilumas, et kas oma meest otsisid, et kas näha, kas on tuttavaid või mehi seal. Ja kooli ma läksin niimoodi, vangla ümber oli ju, iga nurga peal oli see vahitorn ja seal oli see Vene soldat tägiga püssiga. Üle tee oli seal teise nurga peal oli vana juudi kirik. Juudi kirikust tehti sakslaste vangla. Sinna tõmmati okastraat üle, nii et ma pidin ümber ja mina pidin mööda seda sõiduteed kõndima kooli. Aga no ega siis autosid ka ei olnud, muidugi üks ohtlik ei olnud. Aga siis ma tean, et siis ühelt poolt olid mul siis saksa sõjavangid seal akende taga, lehvitasid mulle. No eks neil ka kindlasti olid omad pered kodus kaugel ja elu kõik ja tulevik teadmata. Teiselt pool oli Vene soldat oma tägiga püssiga ja siis mina läksin sealt kooli. Ja mul tekkis seal, eks need sakslastel ei olnud ka midagi teha, eks nad vaatasid juba, millal see tüdruk tuleb jälle, siis temad olid siis seal, mul olid juba seal niisugused sõbrad siis, kellega ma siis, ja siis ma lehvitasin, aga ega ma pidin jälle vaatama, et kas see tägiga soldatega ta ei näe, et ma lehvitan. Lapse mälestus. Ja Tartus te siis ühel hetkel läksite õppima siis tehnikat ja loomakasvatust. Ei läinud. Ei läinud? Ei läinud. Kui ma keskkooli lõpetasin, ega mind ei huvitanud mitte miski. Aga kuna ma olin 4 aastat elanud Pärnu haiglas ja selle haiglaga tuttav ja arsti perekonnas elanud, kasuisa oli arst ja siis see oli mul ainukene asi, millega ma olin elus kokku puutunud. Laulda ma ei osanud, joonistada ma ei osanud. Ja ma mäletan seda, et seal Pärnus oli, ema ei lasknud mind ka lavale üldse. Juma siis ikka oli niisugune hädapätakas, et ega minust ei olnud lavas asja saanud. Ingrid Rüütel, hilisem Ingrid Ruus oli siis, Karin Ruus oli ka ju seal Endla teatris. Ja siis Ingrid Ruus oli laval, tema mängis Maaritsas seal ja ma pidin vihast lõhki minema, mõtlesin, et ahah, Ingrid sai sinna ja mind ema ei lasknud sinna. Aga ju siis oli, et ühesõnaga mul ei olnud neid andeid, mida minu vanematel oli. Ja mina läksin, siis mõtlesin, mis meil muud midagi. Ema ütles ka, et valge kittel sobib sulle eksaminiarstiks. Ja ma läksin arstiteaduskonda. Meil läks vist pool kooli sinna arstiteaduskonda. Tartu teine keskkool, hilisem Miina Härma suur kuulus kool, siis ta oli niisama tavaline tüdrukute kool.
et mul on niisugune tunne, et meil pool klassi vist küll läks sinna, kõik tegid arstiteaduskonna sisseastumiseksameid. See suur Aiatänava auditoorium, see oli täis meid. Aga ma olin natukene ülbe ka, ega ma ei viitsinud vist väga tegeleda selle asjaga. Vanemuise rahvas puhkas sel ajal seal Valgemetsas, seal puhkekodus ja mina istusin ka rongi peal ja läksin sinna, pere oli kõik seal, ema lastega oli seal ja seal oli palju huvitavam olla. Ja siis tuli vahepeal siis Tartusse, vaatasin, et millal eksam on, vaata, täna eksam kell 2. No niimoodi ma läksin ülikooli ühesõnaga häbematult ülbelt ja arstiteaduskonda võeti sisse, kui olid eksamitel saanud 16,5 punkti, aga Krista Mugastol oli ainult 16 punkti. Ja siis ma sain niisuguse lipaka, niisuguse kirja, saadeti mul postiga koju. Et Krista Mugasto, teid ei ole vastu võetud Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilaseks. Noh, oligi makas see värk. Kuidas ma siis Tartus 2 kõrgkooli, mis must siis saab? Et ma pean ikka midagi õppima minema. Aga onu oli mul, töötas Eesti Põllumajanduse Akadeemias ja metsandusteaduskonna dekaan tookord ja onu ütles niimoodi, et uuris seda asja, nad olid muidu kahastuses ka, eks nad väga kurvad olid kõik, et see tüdruk on niimoodi alt vedanud, et ei saanudki ülikooli sisse. Ja siis onu ütles, et mine sinna, et seal ma uurisin järgi, et zootehnika teaduskonnas on enam-vähem samad õppeained, mis arstiteaduskonnas ja kindlasti langeb arstiteaduskonnast mõni välja, et siis sa saad üle minna sinna. Ja ma tean, et seal oli veel teisigi mul koolitüdrukuid seal, kes niimoodi läksidki sinna kuidagi uuesti saidki ülikooli, aga mina läksin sinna Põllumajanduse Akadeemiasse ja ma ei läinud enam sealt kuskile. See oli päris huvitav oli see. Arstiteadust ma juba teadsin, ma olin haiglas elanud ja ma olin näinud neid surijaid ja põlenuid inimesi, igasuguseid inimesi seal. Aga see põllumajandus oli päris huvitav. Aga alguses tegelikult ei olnudki seal midagi põllumajandusega rohkem pistmist. Seal olid poliitained ja siis oli see füüsika, keemia ja igasugused, tähendab keskkoolist tulnud tüdrukul, päris loll ma ka ei olnud. Ma olin sõiduvees, ma sain kõrgendatud stippi ja siis mu pilt pandi autahvlile ja ma olin ikka äge tüdruk olin. Siin näitleja lapsi polnud ju zootehnika teaduskorras olemas, siis pandi mind seda zootehnika teaduskorra kultuuri juhtima. Siin ma organiseerisin 3 aastat järjest igasuguseid festivale ja ülevaatusi ja pidusid ja värke, sest mul oli vanemuses käsi sees seal, sealt sain juhendajad, seal sain kostüümid, noodid, värgid. Ühesõnaga, ja siis mul see ikka see enesehinnang oli ja mis üleminekust sa veel siis räägid, mis arstist siis ja lõppude lõpuks oli see põllumajandus täitsa huvitav. Ma sain nii palju, see on ju nagu loodusteadus ju kõik. Seal ma sain nii palju teadmisi, millest mul enne õrna aimugi on ja nii must saigi zootehnik. Ja kui ma siis hakkasin ükskord, ma olin juba, ma ei mäleta ikka vist juba lõpetanud või oli mingi lõpetamise, ma ei mäleta igatahes mingisugune koosolemine oli ja seal oli akadeemik Arne Punk, ta oli tookord oligi siis zootehnika teaduskonna dekaan ja siis tuli kuidagi jutuks, et tööle minek ja siis see Punk ütleb mulle, akadeemik, professor ütleb, Kasto, ma tahaks näha, mis zootehnik teist saab. Mul sai süda täis, ma ütlesin, saab küll. Ega ma ei teadnud, kas saab või ei saa. Sest mul üks kooliõde tuli just eelmisel päeval ütles mulle, et Krista, kas sa oled lolliks läinud või? Et mul õde töötab maal, lehmad on näljas,
kui köitega tõmmatakse neid sealt sõnniku seest välja, seotakse ülesse köitega, sa oled lolliks läinud, sa lähed maale tööle. Aga noh, julge hundi rind on rasvane. Tähendab, ma ilmselt oma teadmatuses ja muidugi mul oli jonn ka. Mõtlesin, niimoodi ütleb mulle, et mis sootehnik teist saab. Et ega see, et mul nimi on Mugast, aga ma ei ole kunstnik, mul ei ole seda. Midagi peab minust saama. Ja emal olid garderoobikaaslased seal Vanemuises. Me elasime ju pööraselt õnnetus olukorras, sest meie kodu seal Tartus, kus me elasime, see sai otse tabamuse ja sealt ei olnud mitte midagi järel ja siis me saime Tammelinna sinna kasvuisa vanemate majja mingisuguse juurtehitusse kuskil. Ühesõnaga me elasime pead jalad koos, 6-liikmeline perekond, vanaema ka veel 7, ühesõnaga seal korteritega midagi, kui ma põrandat pesin, siis pärast sai liugu lasta selle põranda peal, sest et see jäätas ära talvisel ajal. Ja ma mäletan ema garderoobikaaslased ütles, et muidugi mine ikka tööle, et vähemalt saad katusel, saad korterigi, sest maal oli ju 49. aastal oli ju küüditamine. Maal oli ju nii palju tühje talusid ja mina lõpetasin 58, ega siis oli, kõik panid ju linna. Keegi ei tahtnud ju maale minna. Ja nojah. Ja tööle määramise komisjon, siis olid ju tööle määramise komisjonid. Ega tööle määramise komisjon määras mind Märjamaale Sipa MTÜ sootehnikuks. Aga kõik läksid tööle, me lõpetasime märtsi lõpus 1958 ja tööle läksid teised vist 1. maist. Aga minul oli tuberkuloos, ma jäin haigeks. Ja ma sain sealt Põllumajandusülikooli kaudu sain veel selle tuusiku Pühajärvele, nii et ma ravisin ennast ja ma läksin siis, hakkasin tööle minema, ma olin suve läbi, olin seal Pühajärve sanatooriumis ja ma paranesin nii palju, et ma sügisel hakkasin siis vaatama, et tarvis sinna Sipale ikka minna siis. Ja ma läksin siis Tartu jaamas ootasin rongi, et Tallinnasse sõita ja siis et vaatan, kuidas Tallinnast edasi sinna Märjamaale saab. Ja Tartu jaamas oli loomaarst. Meil oli väga palju neid loenguid, oli ka koos poliitteadused, neid loeti meil kõik koos, loomaarstid ja sootehnikud ja agronoomid ja kõik. Ühesõnaga, ja mul tuttav loomaarst Linda Englas seal Tartu jaamas. Kus sa lähed? Ma ütlesin, ma lähen Sipale, et ma pean minema oma töökohta otsima. Ja siis ajasime juttu ja tema hakkas mul kohe ütlema, mis sa sinna lähed, mis sa sinna kaugele lähed, kodu Tartus. Ma ütlesin, et ma olen sinna määratud. Tegelikult enne ma käisin veel Tartus ikka ka Punase Karja tõulava oli Tartus. Ma käisin veel igaks juhuks küsimas ikka ka, et äkki on töökohta. Kes niisugust lolli võtab. Ilma kogemuseta Mugast ka veel kunstnik, artisti tütar tahab sootehnikuks. Otsi lolli, niisugust ei taha ju keegi tööl. Muidu ega mul muud üle jääd. Aga siis veel Lindaga vestlesime ja siis sõitsime kuni Tapani koos ja Tapalt tulid peale loomaarstid sõitsid Lehtsesse. Kõik need Tapa rajooni loomaarstid sõitsid Lehtsesse mingis ühisele nõupidamisele. Ja sealt tuli peale Helgi ja Bruno Preems, mul jällegi ebaajast tuttavad ja siis oli siin Kadrinas oli arstiks Leonhard Kalvik loomaarstiks. Ja seal tuli peale neid loomaarste veel ja see Linda hakkab rääkima, näe, siin on, läheb praegu Sipale tööd otsima. Tapal on ju meil olema, Tapal on ju Mannust, mis ta sinna läheb? Seal oli Kalju Mannus, oli tookord Tapa rajooni peasootehnik, kellega ma jällegi seal ebaajast tundsin, kui mina olin kultuuriorganisaator, siis tema oli komsomoli komitee sekretär. Ühesõnaga, ega see ring on ju väike ja need epakad me
ja isegi Tartu koolitüdrukud me ja poisid tundsime nägupidi, kui mitte nimepidi. No ja siis nad hakkasid mind ühiselt seal, nii kaua kui me Tapalt sõitsime Lehtseni, Lehtsest nad läksid rongi pealt maha ja siis oli neil viimane sõna. Tallinnast võtta kohe kõne Mannusele, ei ole sul tarvis Sipale minna. Noh, ja siis niimoodi ta juhtuski, ma võtsin Tallinnast siis kõne Tapale sinna põllumajandusinspektsiooni ja ütlesin, et ma siin, et kas sul sootehnikut on vaja. Oi, ära sa mine kuskile, kus sa lähed. See oli niimoodi, et tal oli tõuaretus sootehniku koht vaba seal rajoonis. Ülo Reinolt oli just edutatud, tema läks Tallinnasse kuskil edasi järgmisele kõrgemale töökohale ja see koht oli vaba ja Mannus tahtis mind sinna enda kõrvale ja pärast ma hakkasin mõtlema, et tegelikult mina veel ütlesin, et kuidas ma hakkan juhtorganis tööl, et ma ei oska, et ma lähen ikka majandisse, aga eks ta seda jagas ära, et mida see linnatüdruk seal majandis oskab, et las ta olla siin. Ühesõnaga ma saingi sinna Tapa rajoni tõuaretussootehnikkuks. Siis ma töötasin seal, siis põllumajandusjuhtimisorganeid pidevalt Nõukogude Liidus muudeti, Eesti NSV-s ka. Kord oli nii, kord oli naa, siis tehti mingid näidiskatsesovhoosid, siis tehti Jänedale näidiskatsesovhoos ja siis mind viidi sinna. Osad meie seal personali läks sinna varumisinspektsiooni ja nojah, ja siis oligi, siis vahepeal ma jõudsin Mehele ka minna. Tapal oli see noorte spordiühing Jõud ja seda juhtis Erich Murumägi, kellel oli plaanis, et aastal 1959 tema elupõline vanapoiss, tema hakkab naist võtma ja tema vaatas, kes sealt Tartust tulevad, millised tüdrukud sealt Tartust tulevad. No mina olin üks viimane, kes kohale jõudis. Mina oma tuberkuloosi pärast sain tööle alles 1. oktoobrist. Eks need teised ülikooli lõpetanud, need olid juba ametis, kes arstid ja juristid ja kooliõpetajad ja kes nad sealt tulid. No ühesõnaga, siis ma olin juba Murumägi, nii et Jänedale käisin, siis ma viisin juba Risto enne lasteaeda ja siis jooksin rongi peale ja rongi pealt siis sinna Jänedale kõndisin sinna 1,5 kilomeetrit. Noor ja äge, julge peale hakkamine, et see jalgsi käimine, aga ma seda ei kartnud. Ühesõnaga. Ja siis kadus jällegi see Jäneda ka kadus ära. Aga siis Erich Murumägi, tema teadis seda Hans Loitet, kes oli Huljasovhoosi direktor. Ja mina teadsin jälle Udo Johansoni, kes oli Huljasovhoosi peasootehnik, tema oli mulle ebakas, tema oli kursus noorem. Ja siis, kui nad kuulsid, siin meil oli juba Tapal, meil oli kõik juba korter oli ja väga hea korter ja kõik oli, aga tööd ei olnud. Ja siis tulid tulid siis meid kauplema, et kas ei taha tulla. Samal ajal, kui pakuti meile Paidesse, ikka jälle põllumajandusjuhtorganisse kuskile sinna. Erichile pakuti ka mingisugust, ma ei tea, mis koht, aga korterit seal ei olnud. No ja siis me tänu oma mehele, kes tema vaatas, et mina saan oma eriala tööle, et juba lõpetanud ja tõuaretus sootehniku kutsega, ja tema ütles, tema võib igat tööd teha. Tema maapoiss, talupoiss, üles kasvanud talus, tema ei kartnud midagi. Ja siis, kuna see Loite ja Johanson olid meil tuttavad niimoodi, et otsustasimegi Huljale minna. Ja sinna me jäime. Ja töötasime nii kui viimse päevani seal, nii kaua kui sovhoos kestis. Ja ei kahetse, sest et see väga palju loevad ka need inimesed, kes sul ümberringi on. Ja minul ei ole eriti see suhtlemine väga keeruline on, ma olen ikka saanud hakkama. Erichil oli nii samuti, et meil läks hästi seal. Ühesõnaga, me panime selle asja seal käima, ega seal, nad olid, see Johanson oli ju tark mees,
Loitest rääkimata, Loitet edutati kohe sinna edasi, ta läks ju Rakveresse, sinna tootmisvalitsusse. Loite veel pakkus Erichile sovhoosi direktori kohta, aga Erichil ei olnud haridust. Ta õppis Tallinna Kehakultuuri Tehnikumis ja sealt ta pandi vangi ja siis saadeti Siberisse ja talle ei olnud paberit ega ei olnud see haridust ette näidata ja ta ütles, et tema ei hakka niisuguse sovhoosi juhtima niisuguse haridusega või ühesõnaga nii oli. Milline see Hulja sovhoosi töökeskkond üldse välja nägi? Palju seal, kui suur see kogukond oli sovhoosis? Kollektiivi siis? Ega ta algul ei olnud ju suur. Vandus oli osakond. Huljal oli Sigala oli see üks suur Sigala, kus seal poegisid ja seal olid kesikud ja seal olid nuumikud ja seal oli kõik see, kogu see kupatus oli see, ühes aias poegisid. No ühesõnaga, seal oli niisugune virvarr. Ma ei oska seda öelda, vaevalt, et nüüd Erich ise seda välja mõtles, aga ma arvan seda, et Kehtnas oli seakasvatuse mingi kontrolljaam või mingisugune teaduslik keskus oli. Mul on niisugune tunne, et sealt tuli kah abi. Ma tean, et need Kehtna mehed käisid meil ja siis Erich oskas seda asja, ta on hea sõnakas mees oli, oskas selle asja niimoodi käima panna, et tehti voorpoegimine. Ja siis, ja ka Loite oli ka kõva ehitaja ja Johanson ja ühesõnaga ehitati siis need poegimissigalad sinna. Siis ühesõnaga tehti niisugune kindel süsteem, et ei olnud nii, et ühes suures sigalas on ühes aias poegivad ja seal on kuskil kesikud, nuumikud. Ühesõnaga kindel süsteem loodi sisse. Tema tegeles oma seakasvatusega ja siis oli isegi niimoodi, et taheti tõufarmiks ja siis meil käis seal Tõurava sootehnikus Oskar Truu oli meil seal. Ühesõnaga see töökeskkond oli niisugune, et ega sa seal tööd tegemata ei saanud olla. Sa pidid tegema, sest sellest olenes ka su sissetulek. Palka maksti meile ju niimoodi, et kui sul 100 rubla oli palk, eks ole, maksti ainult 70% sul välja. Kui aasta lõpul, kui kõik plaanid ja asjad olid täidetud, siis said oma 30% juurde, said oma puudu palga lisaks. Ühesõnaga, me olime materiaalselt ka nagu seotud selle asjaga. Ise ka tundsid huvi. Ega see vaesus ja see viletsus ja see rahapuudusega, see oli kohutav, kui ma mõtlen selle sõjajärgse aja peale. Ja ühesõnaga, töökeskkond oli seal, see oli sõbralik jällegi ja eks seal oli igasuguseid joodikuid oli ka ja seal oli igasugust seda rändrahvast oli niisugusi õnneotsijaid, aga meil oli ikkagi see, nii tõsimeelselt olime selle asja kallal, et kuna see oli meie enda sissetulek ja enda heaolu, et tahes-tahtmata, kas siis sel joodikul sai sule sappa või pidi hakkama tööle, ja ega seal sa pidid ju oskama ka nende inimestega läbi saada. Seal oli ju neid sõjast räsitud ja nagu hiljem selgus, ega enne ei räägitud ja midagi pärast said aru, et seal oli ju igasuguseid inimesi oli. Seal oli ju Siberist tulid inimesed tagasi. Loit oli selles mõttes väga julge mees. Enda isa oli minu teada seal Abjas vallavanem, aga ta ei kartnud seda võimu ka. Ta võttis inimesi tööle, kes Siberist tagasi tulid ja ega need oli selle peale paljud ei julgenud niisuguseid töölegi võtta üldse. Ja siis oli
siis oli seal neid vanu inimesi. Me oskasime nagu, tähendab, oskasid inimest hinnata. Ja no ega see ülemus päris loll ei ole ka, eks sa ikka nägid, kes tahtis tööd teha ja kes tegi, kiitsid teda natukene, maksid talle palka ka korralikult, siis ta tegi ka tööd paremini. Ja mis ma veel mäletan sovhoosist, ega seal oli ikka niimoodi, et me pidasime üksteise sünnipäevi. Me käisime lüpse ja seadalite sünnipäeval täpselt niisamuti, nagu nemad tulid minu sünnipäeval, ütleme siis. Et tähendab, seal ei tehtud vahet, kas sa oled direktor, sootehnik, seadalite või lüpse või karjak. Kui oli ikka pidu, et täna on sel sünnipäev, täna lähme sinna sünnipäeval, siis läksime kõik sünnipäevale. Mul tulebki meelde, et üks huvitav seik oli. Meil oli ju see sotsialistliku töökaagelane Metakäänik, tema elas eemal seal natukene, mitte seal Huljakeskuses, temal oli omaette kodu seal eemal talu. Ja Laito ütleb, et Meta tappis siga, tal on sünnipäev. Noh, Meta tappis siga, et ega mis sa muidu keset suve siis seda siga tapab, et sünnipäev. Noh, ja siis kas siis oli veoauto või oli Loitel juba siis Moskvits, ma ei mäleta. Igatahes seltskonnaga me sinna Käänikule läksime sünnipäeva pidama. Aga see polnud üldse sünnipäev, see oli niisama seatapupäev, aga õnneks tal oli suur kausitäis katlette praetud ja sünnipäev oli tal alles 6 aja pärast. Et tähendab, kas on arusaadav, et tähendab, et me olime nagu, tähendab, viina võeti üldiselt palju tookord, väga palju. Aga see, et sa leidsid ka põhjust ei olnud ju ka muidugi keeruline leida viinavõtjal, rublane ring ja nii edasi, aga ei, meil käisid ikka need sünnipäevad ikka asja ette, meil oli ikka, või tähendab sünnipäev oli ja siis mindi sinna viina võtma või telekat ega reisu ega midagi ei olnud, see oligi ainukene nii-öelda meelelahutus tookord. Ja ma tean seda, et seal, näiteks seal meil oli Rudolf Ilves oli seal tallimees oli ja tema pidas ikka oma naise sünnipäeva ja kõiki ja ühesõnaga meil olid niisugused seltskondlikud need olemised olid. Klubi oli meil ka, aga ja seal oli ka hea meesansambel meil oli ja naisansambel oli. Ja siis kui hakkas see uus klubi meil ehitati, siis me tegime, siis oli meil ju pensionäride liit, siis mingi naiskomisjoni, mina sattusin jälle sinna naiskomisjoni etteotsa, ma ei tea, kas ma liiga toimekas olin või milles asi oli, et agar loll ühesõnaga, et siis me tegime, mis me naiskomisjoniga tegime, me tegime laste väljasõidu. Siis meil tuli ju ükskord potsakas ilma, hulk rahvast tuli sealt Aasiast, tuli need Volga sakslased. Nendel olid ilma suured pered, neil oli väga palju lapsi. Ja siis me oma naiskomisjoniga seal oli ka, seal loomaarst oli ja mina ja siis oli seal see Uudo Johansoni naine Helgi ja ühesõnaga meil oma see nii-öelda nagu epapunt oli seal neid naisi või seal teisi ka muidugi, mitte ainult epakad, aga ühesõnaga me olime nagu need eestvedajad. Me tegime kooli, siis kui uus klubi valmis sai kooli vaheajal, vaatasime, tegime omast vabast tahtest, lihtsalt tegime lastele võistlused. Ega siis telekaid ei olnud ju. Siis need lapsed kõik sinna klubisse, seal oli siis meil lauatennise võistlused, siis tegime joonistamise võistlused, nööbi ette õmblemise võistlused, tähendab kabe ja male. Korraldasime oma lastele seda. Siis me korraldasime ju ka lasteaia. Mina läksin ju sinna, mul oli Risto oli 2-aastane, lasteaeda ei olnud.
siis me korraldasime ju lasteaia sinna kaupluse taha ruumi. Lasin puutöökojas Eichelmann Arturil teha niisugused restitad presendiga niisugused raamid, et sai päevaks kokku panna ja siis kui oli laste see lõunauinnak, siis tegime lahti ja lapsed sinna magama ja no ühesõnaga improviseeritud lasteaed ja hiljem ehitatigi lasteaed. Minu meelest me kogu aeg toimetasime, aga siis me võtsime lapsed, noh see, et kooli vaheaeg, see jõulukooli vaheaeg, siis me tegime need võistlused seal klubis ja suveks me võtsime laudast 2 37 liitrist piimanõud, põllu pealt võtsime kapsast, kartulit, lapsed bussi, mingid madratsid olid meil ka, mingid telgid olid ka, ma ei tea, mismoodi. Ja siis võtsime Kauksisse, täitsa metsikult. Ei olnud meil mingit pedagooge ega ülevaatajaid, ega noh, nagu praegu on, ja omast vabast tahtest. Keegi meile raha ei maksnud. Ise maksime võib-olla peale seal veel. Ühesõnaga, ega me ise ka ametiühingust me saime ikka mingid summad. Ja läksime lastega Kauksisse laagrisse. Oma vastutusel, eks ole. Seal, no ma ütlen, praegu võib-olla tõusevad paljudel ihukarvad püsti, et kuidas siis bussid, ma ei mäleta, kui palju, ega väga palju lapsi ja need saksa lapsi, seal oli peredes, oli mõnes peres vist oli 6-7 last. Omad lapsed ka muidugi olid. Ja ise me olime ka laste mammad, kes me seda asja korraldasime. Ja siis me olime seal mitu päeva. Mul alles hiljuti käis siin, Johansoni tütar käis siin ja meenutasime seda, et kuidas te emad, kuidas te julgesite, et praegu ei tohiks niisugust asja teha, et metsikult minnakse, lööd sinna metsa alla telgid püsti. Siis piimanõu esimesel päeval, esimese piimanõu saime tühjaks selle rõõsapiimana, aga järgmine see oli juba tilgastanud, siis lasime hapuks, tegime kama. Ega saksa lastele see kama oli täitsa võõras, nendele see kama ei meeldinud. Siis panime mingi lõkke tegime kuskil, mingi suur pada meil oli, kapsasuppi keetsime. Et kui ma praegu selle peale mõtlen, et noh, ma ei tea, kust see jõud ja energia ja see teha tahtmine kõik tuli ja rahvas tuli kaasa. Ei, keegi ei virisenud ega ja mis meil oli vahepeal, see oli uskumatu, meil oli peaaegu 300 last. Peaaegu 300 last. Ma vaatasin nimekirja, mul on see naiskomisjoni, need kaustad leidsin, mul olid need ära pandud. Ühel aastal 302 last ja me tegime neile nääripakid. Ega siis ei olnud niimoodi, et sa läksid poodi ja ostsid. Siis me võtsime jälle sovhoosist, küsisime bussi, ametiühingust küsisime raha, võtsime bussitäie naisi, seal agaramaid naisi kaasa ja läksime Tallinna kauplustesse. Aga ega siis ei olnud niimoodi, et sa lähed ja ostad 10 kilo mingit mesikäpakommi. Oh ei, sa võisid ainult võib-olla kilo või 2 osta. Suures koguses ei tohtinud sa osta. Ega sa mõni spekulant ei ole. Ja siis meil oli hulja naisi, seal oli, siis jagasime ära, käisime ühes poes, teises poes. Tallinnas oli vähemalt neid poodisid, et kus siis sai käia. Ja siis me tõime kottidega need kommid siis koju. Ma mäletan, et minu korteris, ega see oli üpris väike oli, aga siin me panime need kotid mööda ja siis jagasime neid. No niisugust, kui ausalt öelda, lolli tööd me tegime. Aga see oli kõik meie oma sisemine initsiatiiv ja meie oma lapsed olid ju seal hulgas ka, kes sellest osa said. Ja meil ei olnud niimoodi nagu kahju ka teiste laste peale seda oma energiat kulutada. Ja nii me tegime aastaid ju. Pärast tuli ju seal, siis läksid sakslased, läksid ära, aga siis tuli ju Neeruti lapsed. No Neerutis olid ka ägedad naised, ma mäletan, Helgi Vikerpuur oli seal, kes alati kaasa lõi ja Saaduvalve ja ühesõnaga tähendab, võib-olla ma näen praegu vanainimese
pilgu läbi kuidagi nüüd nii-öelda eluõhtul, eks ole, kõike kas liiga roosana või no inimesel on üldse ju see asi, et ta halva unustab. Aga ma siiski leidan, et see töökeskkond, kus me töötasime, et see ei olnud vaenulik. See oli kuidagi niisugune sõbralik ja üksteist toetav, et noh, ei olnud niimoodi, et igaüks krabab omale või omakasupüüdlik, et me kuidagi kõik tahtsime, et oleks hästi. No juba plaani täitmine olenes, sellest olenes ju meie palk ja ka see, et meil lastel oleks hea olla. Et muidugi, ega seal oli joodikutega oli ju ka niimoodi, et ega sa teadsid, et sellele mehele, et see on 3 päeva pärast palgapäeva ei maksa teda oodata. No siis juba tegidki oma töögraafiku niimoodi, panid sinna. Ja eks seal oli muidugi igasugust jampsi oli ka sellega, et kui seal ikka näiteks mõni lüpse välja langes, kui keegi jäi haigeks, siis läks ju graafik kohe segamini. Ega seda lüpsitööd ega nii väga ei tahetud teha. Ega see oli, ta on ikka ausalt öelda ikka sitane töö, ikka sa oled seal laudas ikka hais, silohais, sõnnikuhais ja hommikul vara hakkad peale, kella 4 hakati lüpsma, eks ole. Siis on sul päeval vahepeal puhkus õhtul ja õhtupoole jälle uuesti. Ühesõnaga, ega see töö ei olnud mingisugune meelakkumine ega meelepärane taga. Ja seal oli nii, et kui näiteks üks lüpse jäi haigeks, graafik muutus, jäid puhkepäevad ära, siis sellele järgnes ilmtingimata ka see, et siis jäi veel keegi haigeks. Ja siis jäi veel keegi haigeks. Et noh, vahel oli ikka kiusu ka seal, ega noh, siis oli karjakutel jälle purjus, ei tule tööle. Noh, et seal oli nii head kui halba, aga siis oli, ma mäletan veel see, ikka siis laupäev ja pühapäev oli see häda, et jälle suvisel ajal välk lõi kuskil sisse, elekter oli ära. Piimaauto tuli, ei saa piima kätte, elektrit ei ole, ei saa. No, siis oli, saatsime Tallinnasse lihakombinaati. Seal oli igavene jant, Venemaa tahtis aga sigu saada, kogu aeg pidi neid sigu söötma ja kasvatama, aga lihakombinaadid ei jõudnud kunagi nii palju vastu võtta, kui sul tarvis oli, ega sa neid üle ei saanud ju pidada, sa pidid mingist peekoni kaalust seal ära andma. Ja siis ma mäletan, korra oli seal niimoodi, et ei olnud autosid jälle, anti mingi furgoon, kinnine furgoon auto meile sigade veoks. Ja panime see sigu täis, saatsime Tallinnasse, terve see autokoorem sigu suri ära seal, lämbus ära seal furgoonis. Et noh, igasuguseid ja elekter, see elektririke, see oli noh, kõige vastikum oli see, et ei olnud õigeid elektrikuid ega aga no jah. Aga inimesed ei olnud halvad minu meelest. Eks seal oli ka muidugi igasugust susijaid oli ka, aga no sa õpid ju pika peale juba tundma ja teadma juba. Üldiselt me katsusime ikkagi noh, sõbralikult asju lahendada. Aga noh, eks seal ikka oli, no seal oli juba, perekonnad olid juba seal lüpse ja karjak olid paar, eks ole. Aga noh, siis ei olnud jälle paar. No siis jälle olid, et ja siis noh, ja siis tuli mulle kaebama niimoodi. No ma ütlesin, no mis ma teha saan, et ära siis lase ka igat ühte teki alla. Ühesõnaga, sa pidid veel olema see moraali jünger ka seal. Et ja noh, ja seal oli vargusi, ega seal oli igasugust asja. Tore oli, meil oli seal see haljas sööda unik oli lauta ukse all, külje ukse alla toodi siin, sealt oli hea sisse vedada karjakutel. Aga meil jälle see üks lüpsja
tema pidas kanu ja siis tema lüpsikuga läks koju, lüpsiku sees oli tal siis jõusööta, et kanadele viia. Aga see vahepeal oli see haljas toodud sinna ukse taha ja siis ta käis käpuli sinna ja see ämber selle varastatud jõusöödaga. Ja siis ma mäletan, siis ta vandus koledasti, vandus maapõhja, et kurad panevad siia ukse alla. Ühesõnaga, rahvast oli ju igasugust. Igasugust. Siis seal sai käidud vahel kodus neid lapsi vaatamas. Seal oli, ju ikka oli noori inimesi. Laps oli nagu šimpans roosa tagumikuga pesemata ja kasimata. Seal võis igasugust näha. Et maailm on kirju alati olnud. Ma võin nüüd küll eksida, aga minu teada, ütleme, kui võrrelda Hulja sovhoosi ümbrikaudsete sovhooside kolhoosidega, siis Hulja eripäraks oli rebase farm. Minu teada lähedal kuskil sellist asja vist ei olnud. Kas teil oli ka seal tegemisi? Ei, mina ei tegelenud. Seal oli Moskva ülikooli lõpetanud see Krishšinid olid seal. Ja Hulja oli rebase kasvatuse sovhoos, aga sissetulek tuli piimast ja lihast. Muidugi mina ei tegelenud sellega üldse, see oli omaette riik riigis. Nemad seal oli omaette, mina ei tegelenud sellega. Kui mõelda üldse Hulja sovhoosi peale, milline see, ütleme, siis see sovhoos oli juba olemas, kui te sinna jõudsite, aga kui mõelda sellele, et kui Huljal poleks kunagi sovhoosi olnud, siis milline Hulja näeks tänapäeval välja? Vaat ei oska öelda. Ei oska ju öelda. Sest kogu see asula on ju ehitatud sovhoosi ajal ju see kaup. Mõisamaja oli enne. Mõisamaja. Vaat ei tea jah, mis ta siis oleks. Ega seal ju talusid kah ei olnud. No Kääniku oli, see oli juba eemal, see oli juba sinna Tapa poole. Ei oskaks ette kujutadagi, mis ta oleks olnud. Sest seal ikka ehitustegevus käis ju kogu aeg ju. Ehitati elamuid ja pärast ju algul oli see siis lasteaed ja siis oli koolimaja, klubi. Seal ju ma ei oskaks küll ette kujutada, mis ta siis oleks olnud. Seal ei olekski tõesti peale mõisamaja ja siis oli see Penno maja, no see vana kontor, mis oli see puumaja seal, mis maha põles ja siis nüüd hakati seal, keegi hakkas seal ehitama, aga ma ei tea, see vist, ma ei tea, mis sealt sai. Et need elumajad ja neid ei oleks olnud, jah. Ei tea, mis ta siis oleks olnud. Sest see ka õunaaed, mis seal oli, minu meelest selle, üks koht seal oli, see oli see Laari maja oli, no see oli juba lagutöö. Jah, ma ei oska seda ette kujutada. Kas sovhoosi perioodil oli ka, ütleme, jutuks, et mis selle, ütleme, Penno majaga täpselt on, et kes see Penno üldse oli? Ja teadsime küll, jah. Ja seal nad vist käisid isegi ükskord seal külastamas, aga see oli ilmselt ikka, see oli vist juba 90-ndatel ikka, kui need asjad liikuma hakkasid, sest ei, me teadsime Pennot ja teadis, see sama, kes meil oli see hobuse tallimees, oli see Rudolf Ilves, tema teadis ka seda, et tema nägi, kui Hulja parun oli sinna raba poole kõndinud see enne venelaste sissetulekut. Et Ilvese Ruudil, tema oli vist ka kohalik kaupmees olnud, tema neid vanu asju teadis.
ja need pennod käisid seal oma maja vaatamas ka ja käisid ka vist mõisahoones. No, ikka siis, kui juba hakkas see asi lahti minema. Kuidas üldse peaks seda sovhoosi või kolhoosi aega kirjeldama? Et meil siin varasemalt tuli ka jutuks, et ütleme, tänapäeva noored ei tea sellest ajast mitte midagi. Et ütleme, noorte silmaring on küll laiem, aga siiski, kui panna nad toonasesse konteksti, siis on küsitav, kas nad saaksid ka seal hakkama. Kuidas seda neile tuleks seletada? Jah. No vaat, eks see suur Nõukogude Liit, kui ta oma kommunismi ehitamisega meil siia 44. kaela tuli, siis nendel oli ju ühismajand, tähendab kolhoosid. Aga siis seal samas olid ka sovhoosid, need Sovetski haisäistva. See oli siis see Nõukogude majandus. Sovhoos oli riiklik, kolhoos oli kollektiivne haisäistva, kollektiivne, sõnaga nii sõbralikult ja vabatahtlikult nii-öelda kokku läinud inimeste grupp. Sovhoos oli riigi poolt loodud ja nii-öelda riikliku alluvusega ja pidi, ühesõnaga, eks eestlane on küllalt kaval ja mõtlemisvõimeline ka. Ega see Eesti talupoeg nägi, ega siit pääsu ei ole kuskile. Eks siis katsuti kohaneda selle olukorraga nii, et sa saaksid, et hundid söönud ja lambad alles või kuidas ütlemine on, eks ole, et sa ise ellu jääd, endale liiga ei tee. Ja ega siis, kui toodigi kõik need lehmad sinna ühte lauta sealt individuaallaudast, eks ole, oli seal 12 või 15 lehma. Ma tean, kui ma Tapal töötasin, siis ma käisin need majandid, kus olid need suuremad talulaudad, olid siis tehtud ühiskolhoosi laudaks, kus oli 12 lehma ja käsitsi lüpsegi. Et tähendab, ja pärast hiljem ju tuli sealt EPA-st tuli ka neid põllumajanduse spetsialiste, minusuguseid ja muidugi targemaid asjapuid seal, et ega siis tõuaretus käis ju edasi. Riik ju korraldas ikkagi, meil olid tõulavad olemas, kes seda asja korraldasid. Osteti ju sisse pulle igasugused ja hakkas kunstlik seemendamise. Ja tähendab, ega see tõuaretus sai uue tõusu jällegi ja ega me tegime ikka kõik õigesti, tähendab, me säilitasime need Eesti karjad ja aretasime neid edasi, et ega see tagasikäiku ju ei olnud. Et ses mõttes, et ega me kahju ei teinud Eesti riigile, et me nagu hoidsime seda alles, mis kunagi oli tehtud Eesti Vabariigi ajal ja viisime seda edasi. Et tähendab, kuidas seletada, kuidas sa seda seletad noorele inimesele? Ma ei tea, ma ei oskagi öelda. Praegu, millest ma aru ei saa muidugi, et me olime uhked, kui meil oli umbes 700 lehma, et kui need 4000 ja 5000 lüpsid ja kui praegu ma kuulen, et vabariigi keskmine on 11 000, siis see mul käib küll, et ma olen Ivariga oma pojaga ka õppinud loomaarstiga, olen rääkinud, et kuidas see on võimalik, et me ju ka valisime ja söötsime, aga ilmselt see söödabaas oli siiski meil nõrgem, et praegu vist ikka söödetakse või siis söödavad teaduslikult tõesti, et on välja rehkendatud, et vaat nii palju annab toodangut ja siis nii palju söötnikuid on tarvis. Meil niisugust asja muidugi ei olnud. Meil ei olnud võimalust, hea oli, kui olid ju ajad ka, kus õlgkatused söödeti ju lehmadele sisse kolhoosi algusaastatel. Te siin ennist mainisite, et enne kui te siis pidite Märjamaale minema tööle, olite te siis saanud Uusiku ja olite Pühajärve juures siis sanatooriumis. Kas te oma selle töötamise aja jooksul ka siis mõne reisi tegite?
reisi. just. Jaa, käisin küll. Ma käisin töötamise ajal Stalingradis käisin. Stalingradis. Ja siis me käisime rajooni sootehnikutega, sõitsime Leedus ja Lätis ja ikka reisisime natukene siin Nõukogude Liidu piirides. Aga päris reisija ma olin siis, kui ma pensionile jäin. Siis ma hakkasin Rakvere pensionäride liidus. Eks mul on natuke liiga palju tuttavaid oli. Ühesõnaga jälle head inimesed seal kutsusid mind. Ja siis ma olen bussiga sõitnud terve Euroopa läbi. Et ühesõnaga pärast abikaasa surma vanad kolleegid ja vanad tuttavad siis kutsusid mind Rakveresse pensionäride liidu seal reisima ja siis sest et tema ajal ma ei saanud eriti kuskil Rumeenias ma käisin korra, aga ka Nõukogude Liidu ajal, see oli veel aga mujale ma ei saanud eriti reisima minna välismaale, sellepärast, et tema oli Saksa sõjaväes olnud ja ta oli oma ankeedis seal parandusi teinud ja siis oli parem, kui seda asja ei puudutatud. Sest ta oli ühtlasi ka pidi ju parteisse astuma ja see kaksikelu, ma arvan, praeguse aja inimesel on täiesti vastuvõetamatu. Aga no muidugi ma praegu vaatan, kuidas ka hüpatakse Keskerakonnast sotsi ja sotsist sinna. Ühesõnaga, kui seal mingid põhimõtted on, siis meil oli vähemalt see põhimõte, et ellu jääda, mitte Siberisse sattuda ja ega sa, kui sind parteisse kutsuti, ega sa väga ei tohtinud ära ütelda. Miks sa ära ütled? Mis sul partei vastu on? Tähendab, parem oli siis juba vaadata, kuidas need asjad, sa pidid olema siiski natukene ennast ka armastama ja ennast hoidma. Ja siis ma tean, et mina ei hakanud üldse kuskile väljamaale trügimagi siis hiljem. Siis ma sain hea otsa peale, sain pensionäride liiduga reisisin. Sõitsime bussiga, ma olen mööda maad sõitnud ikka siit sinna alla välja, sinna Gibraltari, Neemeni, Väinani. Et risti-rästi bussiga. Kas te olete täitnud ka oma isa unistuse minna Pariisi? Jaa. See oli aastal 2007. Jah, sain jah. Ma olin Pariisis ja. Ja kas Pariisi kohta on olemas selline väljend või mõiste nagu Pariisi sündroom, mis tähendab siis seda, et ütleme see ootusärevus linna ees, olenemata sellest isegi, kas tegu on Pariisi või Rooma, Londoni, kas või Tallinna või mis iganes maailma linnaga, aga see ootusärevus ja on nii suur, et kui see kohale jõudmine on, siis on nagu see illusioonide purunemine. Kuidas teie jaoks Pariis oli? Ei, minul mingisugused illusioonid ei purunenud, sest et kui ma sinna Pariisi jõudsin, siis see oli aastal 2007 ja see oli aasta 1937, kui minu isa tahtis sinna minna. Ja mina jõudsin sinna 70 aastat hiljem. Et ei, ma elasin, mul on niisugune tunne, et ma vaatan nüüd, et mida isa oleks vaadanud või ma käisin Montmartril seal, kus on see kunstnike linnaosa. Seal kirik, ühesõnaga ma võtsin kõike seda, ma katsusin olla Hando Mugasto silmad ja süda seal Pariisis ja Eiffel tornis käisin ja vaatasin seda öist Pariisi ja ma ainult mõtlesin isale kogu aeg, et mis isal nägemata jäi. Ei, mulle ei purunenud mitte midagi.
mul, ma ütlen, ma elasin oma isa asemel vist seal või kuidagi seda, jah, ma oleks nagu Hando Magastu olnud. Muidugi tema oleks oma pilguga hoopis midagi muud näinud ja ka teistsugust Pariisi aastal 1937, kui mina 2007. Aga no ja siis ma mäletan veel seda, et siis meil läks kõht tühjaks ja enne kui ma veel läksin, siis Risto andis mulle, mu vanem poeg, andis mulle selle, andis 100-eurose rohelise, see niisugune, ütles, et ema, et lähed Pariisi, ole nagu valge inimene, tunne ennast hästi. Noh ja siis, eks ma siis bussis rääkisin seal, no see oli kuramuse vahva seltskond ka, seal oli see Maimu Schmidt oli üks seal advokaat ja see Vireni Haho oli tookord see ühesõnaga seal oli pagana vahvad inimesed olid ja Rakvere pensionärid ja ma ütlesin, et minu poeg ütles mulle, andis mulle 100 eurot, 100-eurolise, et ema, ole valge inimene. Ja siis ma mäletan, et siis me läksime ja siis need lugupeetud vanaprouad seal, et me oleme kõik valged inimesed, me tahame nüüd sinna. All oli mingi baar ja siis restoran oli üleval ja meid ei tahetud nagu siin üles lasta. Ja siis ma mäletan, et siis need vanaprouad, aga me oleme ju valged inimesed, et noh, ühesõnaga me tegime nalja ka enda kulul ja teiste kulul, et jälle toredad inimesed olid seal. Ma reisisin nende Rakvere pensionäridega peaaegu 10 aastat, pärastpoole väsis ära või seal tuli palju niisugusi inimesi, kes mööda kaubandust jooksid. Aga meid huvitas need mälestused, arhitektuur, kirikud ja tähendab see niisugune see sisuline värk, et see kaubandus, siis oli meil juba siin kõike ka saada, see ei olnud enam tähtis. Tulles nüüd tagasi Hulja juurde, 71. aastal oli ühinemine Neeruti osakonnaga ja siis mingil hetkel siis sealne lüpsikari kadus. Kas oli ka mõni negatiivne külg Hulja nii-öelda jaoks? Ei, ma ei ütleks, et seal midagi negatiivset oli. Ei, see oli jälle üks uus kogemus oli. Seal oli kõik punane kari. Me pidime selle karja kõik välja vahetama. Ja natukene see tööstiil oli teisem võib-olla või seal kolhoosis oli natuke teistmoodi. Meil oli Maarja kõnnib. Et ma mäletan, seal oli, ega see ülevõtmine oli väga pingeline, me ju tegime Tiinuse kontrolli seal, kõik lehmad kontrollisime ja aga ei midagi pahandust ei olnud ega paha. Suur ühinemispidu oli meil veel Neeruti ka seal Kadrina rahvamajas ja tookord kultuurimaja või kuda ta nimetati. Jah, kultuurimaja. Et ei... Mina ei mäleta. Eks seal oli natukene võib-olla see teistmoodi tööstiil oli, et seal kolhoosis ja ütleme meil, aga ei see läks kõik üle jälle nii nagu vaja oli. Inimesed harjusid ära. 35 aastat tagasi taastas Eesti Vabariik oma iseseisvuse. Nõukogude Liit kukkus kokku. Kuidas Hulja muutuma hakkas? Sovhoos, nagu ma aru saan, siis veel paar aastat suutis püsima jääda. Jaa, Sovhoos vist püsis ja 93. aastani, ühesõnaga siis oli personali koondati, mina jäin ainukeseks showtehnikuks. Ja siis tekkisid, mingi mini-Fox tekkis, mingi rebase kasvatuses tekkis mingisugune. Ja siis hakkas see ärastamine, mitte erastamine, vaid ärastamine. Et eks seal ja igasugust asju.
aga noh, ja siis oligi, minu see poiss Risto ja vist isaga koos võtsid selle, see sigalatega ja jätkasid. Lehmalauta sinna tekkis. Ivar oli veterinaaria lõpetanud, tema oli selle Saaremetsa asjamees seal. Ja siis hakkas ju korterite ja majade see osakud me saime, siis ma sain maja omanikuks. Nende töötatud aastate eest saime mingist kollased kaardid ju olid, mis seal olid. Jah, need, mis see oli? EFT-d või midagi? Ja. Eks see üks segane aeg ikkagi oli, kui ausalt öelda. Ega siis kohe ei tabanud ära kõiki asja, aga hiljem vaatasid, et noh, eks seal tehti ikka tünga ka, ma arvan. Et seal see sogases vees on ju hea. Kui mõelda üldse veel korraks selle sovhoosi aja peale, kuidas see, ütleme, töökeskkond aja jooksul muutus, et seal oli, nagu te enne mainisite, seal oli alkoholiga probleeme, haigustega tehti sellist nagu taheti vahepeal vaba päevi saada. Kuidas see, ütleme, töökultuur muutus? Eks seal oli, meil oli ju seal direktoriga ka hõõrumine ju me tegelikult ju Mannus sai ju välja söödud sealt. Et ta käis Paidest, käis tööle ja siis ta hakkas kõrval hoidma, kui Loite tuli jälle Rakverest kontrollima, siis ta peitis ja varjas ennast tsirkust. Ja siis loomakasvatajad on ju, need on niisugused, loomakasvatus töötab ju 24 tundi ja 7 päeva nädalas ka. Loom tahab kogu aeg süüa juua hooldada. Aga siis kuidagi tekkiski niisugune hõõrumine siis selle agronoomia ja siis loomakasvatuse vahel. Ja kui direktor oli ka seal erapooletu või rohkem veel sinna põllumeeste poole, kuidagi need heinakogused ja asjad, need olid ikka suuremate numbritega kui tegelikult pärast. Ma tean, et üks aasta meil oli isegi nii, et me käisime spetsialistid iga nädal vist või kuidas või oli see, käisime neid heinakogused ja söödakoguseid mõõtmas. Et absurdini läks ikka see asi juba. Ühesõnaga töökultuur, kui meil juba seal direktoriga tuli ütlemist, siis oli ju rahvakontroll oli veel, siis rakendati veel seda ja ma ei tea, pärastpoole kadus ikka see tööisu kadus kuidagi ära. Lõpp langes ikka päriselt ära, sest et ta valgus kuidagi nii laiali, tähendab see ärastamine, see ja kuidagi siis oli nii, et ega see lõpp ilus ei olnud enam. Ja muidugi siis tulid ju need see õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine. Siis tuli ju igasuguseid need talupojad, kellelt midagi ära võeti kolhooside tegemise aegu. Need olid ju ammu surnud juba, siis olid nende järeltulijad, kes olid juba linnaisandad ja siis nad tulid omale neid loomi tahtma. Mulle muidugi oli see meelepärane ja ma muikasin, kui nad siis need linnahärrad ja prouad läksid siis lauta ja siis tahtsid suuri ja paksusid lehmasid saada. Mina hea meelega andsin, sest tavaliselt need suured ja paksud ja ramusad lehmad olid, need olid, kes ahtrad olid, kes tiineks ei jää. Et mul need olid niikuinii lihakombinaadi kaup.
noh, mõni ta oli targem, siis oskas ka. No ühesõnaga, eks siis me andsime neile tagasi, mis nad tahtsid sovhoosi seda. Ja aga siis ma tean ka seda, et seal oli ka niisugusi, et võttis kõige paremad lüpsilehmad ja viis lihakombinaati kohe üks mees. Et noh, inimesi on ikka igasuguseid. Et ja eks see lõpp oli ikka noh, nigelavõitu ikka. Ilus ta ei olnud, ma arvan, see päris. Aga noh, päris hädas vist ka keegi ei jäänud. Kõik ujusid välja oma supi seest. Kas on midagi, ütleme, konkreetset, mida peaks hulja või siis konkreetsemalt hulja sovhoosi kohta väärtustama või meeles pidama? No minu meelest see hulja sovhoos oli üks päris tugev ja hää tükk, kuhu kogemata mina sattusin ja minu meelest, kes sinna tulid, siis need ikka liikusid kõik edasi. Johanson läks ju Pärnu seavabrikut juhtima, Katman Kaja tuli arstiks ja Katman oli ju ka vahepeal direktor, Einar läks tootmisvalitsusse sinna, Kaja läks veterinaarvalitsusse. Mind kutsuti ka muide Tõulava sootehnikuks, aga ma ei hakanud minema, sest et mul oli ahiküttega korter ja ma sain seal sovhoosist niimoodi paremini. Vahepeal kontorist võib käia ahju kütmas või toitu ahju panemas või midagi. Ühesõnaga, meie inimesed liikusid edasi. Nad olid töökad ja võimekad, need spetsialistid, kes seal töötasid. Ja minu meelest kahju me ei teinud küll majandile. Ikka me saime aru sellest, no ütleme, oli ta siis tõuaretuslik või ükskõik mismoodi, sead said söödetud ja need rebased said peetud ja no ühesõnaga, lehmad lüpsud, tähendab see asi ei seisnud paigal, vaid ikka liikus ülesse poole. Ja minu meelest me küll hoidsime ikka seda Eesti Vabariigi pärandit ja viisime seda natukene jällegi edasi, nii et mis sealt pärast sai, aga noh, praegu on seal Linda Mandres tegutseb seal ja see oma selle värgiga, nii et ega loodus ikka tühja kohta ei salli ja noored inimesed ja nüüd on teistmoodi mõtlemine ja olemine ja toimetamine ja see nii peabki olema, eks see elu ikka peabki. Ja mina mäletan seda, et kui meie tööle hakkasime seal, et me nende vanade tegijatega pidasime ikka nõu ja küsisime. Ma tean, kui ma olin praktikal, tootmispraktikal, ma olin praktikal Harju rajooni tuleviku kolhoosis, siis seal oli üks mees, Oskar Kuningas, kes oli esimese kolhoosi looja, esimese kolhoosi esimees. Saaremaal loodi esimene kolhoos ja Oskar Kuningas oli seal ja siis ta töötas, tookord ta töötas seal Harju tulevikus ja siis ma tean, et ma puutusin temaga kokku, ajasin temaga juttu ja siis ma kuulasin seda juttu ja mõtlesin. Ühesõnaga ma teadsin seda, et ma olen loll linnatüdruk, et ega ma seda maaelu nii ei tunne, aga mul oli see austus nende vanemate inimeste ja nende teadmiste vastu. Tähendab, ma pidasin lugu sellest, et see, mis on kunagi tehtud, et ega see ei ole halvasti tehtud, et see on ikka kõik mõistuse ja südamega tehtud, et seda tuleb hoida ja teda tuleb edasi viia. Aitäh teile intervjuu eest ja soovime teile omalt poolt kõike head. No ja ei, no mis siin, minul on ju väga hea, ma olen ju pühapäeval sündinud laps, minu ema ütles alati, et Krista, sa oled õnnelaps. No ega sellest õnnest enne aru ei saa. Kui sa oled 91 aastat vara ja kui sa veel oled nii enam-vähem saad oma asjadega hakkama, siis see on ikka suur õnn. Kui Rakverest Kadrinasse jõuad sa,
sa siis jääma, pead siia hetkeks peatuma, sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neerut. Sa vaata, kus sinetamas silmapiir, seal ongi see kuulus neeruti. Selline oli tänane saade. Loodame, et saite enda jaoks nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Neeruti seltsi taskuhäälingu 35. saade on eetris juba 19. augustil. Kes on meie vestluskaaslaseks, kuulete juba vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni! Sammud siis sinnapoole kähtus ja kui kiired säästud oled kohal pea, näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Näed metsi ja mägesid ja järvi vaid ning nende vahel vägevaid põllumaid. Kui võtad sa raamatu, siis sealt sa loed, näe kündisin Kalevite kangem poeg, nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Nüüd põldudel odrad kõrged kasvavad, neist linnamehi maha murdvad põllud saab. Kuid õhtul, kui on põldul lõppenud töö, siis ikka me tantsuringis kaasa lööd ning kui oled sõber ettevõtlik sa ehk neeruti neidudelt siis muusi saad. Ning kui oled